kuulama Tartu Noorte Töömaleva 30. juubeliaastale pühendatud podcasti. Mina olen Helene Tartu Noorte Töömaleva staabist. Tänases episoodis on meil külas Siiri Oras, kes korraldas malevad Hälli klubis koos eelmises episoodis külas olnud Ervin Hurdaga. Täna räägime lähemalt, kuidas korraldamine toimus, kuidas koostööd tehti ja kuidas malev kasvas aina suuremaks ja suuremaks. Tere tulemast! Tere! Alustame hoopis sellest, et kuidas sina noorsootöösse jõudsid? Tol ajal, ühesõnaga, kui mina olin umbes 11-12 aastane, siis Hälli korraldas lisaks muudele asjadele siin Tartus noortele pidusid. Ja ühele nendest pidudest sattusin ka mina. Peo lõpus õigeti välja, et korraldustiim otsib uusi liikmeid. Ja mina tõstsin kohe käe ning jooksin ka sinna punti. Ja niimoodi ma sinna pidama jäingi. Nii et esmane kokkupuude oli siis noorena päris palju aega tagasi. Lisaks pidudele siis hakati korraldama erinevaid laagreid, väljasõite. Osalesime sellises projektis nagu 101 last Toompeale. Korra olen käinud näiteks Itaalias noortevahetuses, et täitsa erineval tasandil, ka noortepoliitika tasandil sai nii-öelda käevalgeks. Ja mainisid Hälli klubi. Kuidas sa sinna tööle sattusid? Et sa olid küll noor seal olnud, aga kas oli nagu loogiline samm sinu jaoks või? Pärast keskkooli lõppu ma läksin noorsootööd Tallinnasse õppima ja siis samal aastal või järgusel aastal oli malevas abikätt vaja. Ja siis alguses ma sinna vist läksin noori registreerima nii-öelda staapi siis, et nad tulid, tol ajal ei olnud veel väga digiajastu, et siis oli paberkandjal vaja esitada kõik dokumendid ja sularahas maksti osalustasusid ja kõik selline bürokraatiline pool jäi siis esialgu minu kanda. Kui palju sa varem malevast olid teadlik üldse? Ega tegelikult ei olnud, mina ise malevas käinud ei ole. Võib-olla ainult nii palju, kui vanemad rääkisid kunagi sellest veel varasemast maleva ajaloost, et nemad ju olid käinud ülikooli mingid malevad olid ju kunagi, et nii palju, kui teised rääkisid, ise kokkupuude tuli hiljem enda kogemusega ainult. Ja kui me räägime nüüd aastaarvust, siis umbes millal hakkasid sa malevaga tegelema? Ma arvan, et see võis olla kuskil 2006 või sinna kanti. Mainisid, et sinu esimene ülesanne oli noori registreerida. Kuidas registreerimises sai midagi suuremat ja ma tean, et sa oled ka olnud ise rühmajuht? Jaa. Ma arvan, et paralleelselt sellega, kui ma neid esimesi tööülesandeid seal täitsin, ma olin kohe ka rühmajuht, mis oli väga tore kogemus, et see aitas mind hilisemas selles korralduslikus töös nagu hästi palju, et ma ei unustanud kordagi ära rühmajuhi vaatest asjale läheneda. Et jah, hiljem, kui teised tegijad nagu liikusid eludega muudesse tegemistesse uude kohta, et siis ma võtsin vaikselt üle ja hakkasin kõigega tegelema, aga arvan, 1-2 esimest aastat ma võisin olla rühmajuht ja siis selline väiksema rollikandja. On sul meeles mõni eriti suur väljakutse nendest esimestest aastatest või mis valmistas kõige rohkem selliseid raskusi? Ma usun, et need valupunktid on üsna sarnased praegugi, et eks tööandjate leidmine on olnud alati selline keerukam koht. Et osa koostööpartnerid olid ju juba eelnevalt kokku lepitud eelnevate tegijate poolt, nendega oli lihtne, tavaliselt olid need hea korra tööd Tartu linna objektidel, noortekeskused, kalmistud, spordirajatised, et nendega väga probleeme ei olnud, aga raske oli leida eratööandjaid, kes ise palka maksaksid malevlastele. Et neid oli üksikuid, mis mulle meenub eredalt on Hummulirühm, mis ma vahepeal kuulsin, et siiamaani toimetab, mis on väga tore, et nemad pakkusid maasikate korjamist ja selliseid heakorratöö tegemist. Kunagi on olnud Veski spordibaasis midagi, kuigi ma ei tea, kas seal maksid nad ise või see kuulus ka äkki Tartu linna hallata kuskile. Ja siis mõned üksikud eratööandjad, veel hiljem on Rimi näiteks pood olnud ja mingid sellised poed ja kohvikuketid ka. Aga neid on pigem olnud vähe. Kui palju umbes kohti oli noortele? Ma arvan, et neid oli igal aastal vähemalt 200,
aga ma olen kuulnud ka, et mõnel aastal võis neid olla rohkem, 400-500, et ma jään praegu vastuse võlgu, et ilmselt see ei olnud ainult hälli korraldatud maleva puhul, vaid kõik Tartu tegijad, mingitel aastatel oli tegijaid lausa 4 või 5 isegi korraga, kes kõik maleva nii-öelda teenust siis noortele pakkusid. Et ma arvan, et need suuremad arvud jäävad siis kõigi peale kokku. Kas sul on meeles ka, et millised need noorte lemmiktööd olid? Et millised rühmad võib-olla kõige enne täitusid või kuidas üldse tollal oli? Et täna on meil niimoodi, et noor registreerib ennast linnaportaalis, kirjutab motivatsioonikirja ja siis meie staap paneb need rühmad kokku. Kas siis oli ka kuidagi motivatsiooni alusel või oli ikkagi see, et kes ees, see mees? Tol ajal me pigem võtsime järjekorras, et ja nad valisid siis ühe rühma, kuhu nad tahavad minna. Võimalik, et mingil hetkel me hakkasime korjama ka teiste eelistust, juhul kui kohti on vähem kui siis soovijaid. Aga valdavalt, eks nad tulid ju sõprade-sõbrannadega koos, tahtsid ühte rühma saada, et need rühmad nagu täitusid tegelikult päris kiiresti. Ja siis mõnikord oligi probleem, et tahaks ikka sõbrannaga ühte rühma saada, et siis oli vaja nagu ümber mängida seal mingeid asju, aga jah, pigem ikkagi, kui sai täis, siis läks varu nimekirja ja siis tekkis võimalus, kui keegi eest ära langes. Aga mis oli populaarne rühm näiteks? Ma arvan, et siin tegelikult langeb natukene kahte leeri, et mõned tahtsid linnarühmas olla, et teevad oma töö ära, ja pärast seda olid meil ühisüritused ka ja siis sai koju minna. Aga tegelik maleva hing või rõõm peitub ikkagi nendes linnavälistes rühmades, kus sööbitakse ka koha peal ja seal tekkis see eriti tore maleva melu. Ja sinna, kes selle avastas, siis see jooksis ikkagi sinna tormi. Et võib-olla sai esimese kogemuse kätte, siis järgmised aastad tahtis aina tagasi ja tagasi minna. Hummolirühma puhul näiteks oli küll see, et üks 2-3 aastat kindlasti olid samad nimed valdavalt, et kes sinna soovisid, et see traditsioon nende jaoks oli hästi oluline. Väga äge. Aga kuidas rühmajuhtidega oli? Kas rühmajuhid olid ka aastast aastasse samad või üldse, kes olid rühmajuhid? Jaa, tegelikult oli küll neid, kes 4-5 aastal isegi olid samad. Rühmajuhid tihtipeale olid õpetajad, kellel oli suvel pikem puhkus, et aega palju käes, siis oli vaja mingit rakendust leida. Mõnikord ka noorsootööd õppivad või juba ka praktiseerivad inimesed. Ja tegelikult sealt Hummolirühmast näiteks kasvas päris mitu hilisemat rühmajuhti ka välja. See on ka selline tore tõdemus, et see malev läks neile nii palju hinge, et nad tahtsid hiljem rühmajuhina seal, kui vanus enam ei lubanud noorena kandideerida, siis tahtsid selle juures ikkagi olla. Väga lahe. Kui palju on rühmajuhi roll ajas muutunud? Et mõtlen, et kui sina mõtled oma esimestel aastatele ja võib-olla viimastel aastatele, kui see malevaga seotud oli, kas nad olid nagu kogu aeg sarnased ülesanded või midagi vahepeal seal muutus? Laias plaanis oli ikkagi sama, et me pöörasime hästi palju rõhku sellele, et oleks tööohutus tagatud. Tegime väikese tööseadusandluse koolituse noortele. Hiljem me tõime muidugi juurde veel ka sellise karjääri planeerimise ja nagu sa enne mainisid, et motivatsioonikirja kirjutamise või väiksed töövestlused, me proovisime tuua selliseid reaalse tööelu aspekte nagu siia maleva konteksti juurde, et lihtsalt anda neile see esimene kogemus ja võimalus. Et seda siis nii-öelda võib-olla malevlase vaatest rohkem kui rühmajuhi vaatest praegu, aga laias laastus ma arvan, et ikkagi see kogu heaolu tagamine ja see on üsna sama olnud kogu aja vältel, et siin vist väga suuri erinevusi pigem ei ole. Jah, täna ma arvan, et on, mitte ma ei arva, vaid on suhteliselt sama ikkagi. Praegu meil on hästi aktuaalsed ühistegevused, sest malev ei ole ju ainult töötamine. Kuidas siis oli? Jaa, ühistegevused olid absoluutselt oluline osa, et kui me räägime malevast, siis me ei räägi tavalisest esimesest töökohast, vaid me räägime ikkagi laagrist.
ja ta pidi vastama ikkagi laagri tingimustele igas mõttes ja päev ei lõppenud kindlasti selle 4 või 6-tunnise tööga, vaid ühistegevused jätkusid. Ja mingil perioodil oli üks hästi vahva traditsioon. Me tegime iga rühmaga maleva lippu, maleva laulu ja äkki oli ka rühma nimi, siis mõeldi mingi vahva nimi. Ja seda eelkõige sellepärast, et parimad said siis, või tegelikult mitte parimad, igast rühmast valiti hiljem 1 või 2 esindajat, kes said maleva kokkutulekule, suurele kokkutulekule minna. Et siis võib-olla see laulu ja selle, või parim laul siis nii-öelda valiti sinna kogu Tartut esindama tol ajal. Aga kas korraldati ka Tartumaa kokkutulekut või oligi kuidagi, et kohe suurele kokkutulekule? Niimoodi vahelülina ei olnud ta, et mina ise olen 1 korra sellel kokkutulekul käinud. Et siis pandi erinevate rühmade pealt kokku ja kohe saadeti nii-öelda kõikide teistega võistlema. Aga mingitel aastatel on Tartu piirkonna oma olnud veel eraldi. Mitte siis see suur, vaid minu mäletamist mööda MTÜ Öökull koordineeris seda mõnel aastal. Kui palju noored ise olid maleva ühistegevustega seotud? See sõltus hästi palju sellest, kes oli rühmajuht. Et kui ta oli noorsootöö taustaga, siis ta tihti ikkagi kaasas kohe planeerimisse ja läbiviimisesse noored ka. Kui seda ei olnud või siis lihtsalt meeldis kõiki asju pigem ise teha, et siis igas rühmas ei pruukinud see olla väga suure rolliga. Aga kes tahtis, sai käe valgeks ja ma arvan, et tegevused olid tegelikult ikkagi hästi palju nii rühma kui rühmajuhi nägu, hästi erinevad. Sina kui rühmajuht, mis tegevusi sina näiteks oma rühmale tegid? No mulle meeldis ikka sporditegevusi võib-olla sisse pikkida, et mul on orienteerumise taust näiteks, et siis me külastasime orienteerumise päevakuid mõne rühmaga kindlasti. Mõnikord mõne rühmaga sai väljasõite teha, sinna panime ka siis orienteerumise elemendid ja siuksed seikluslikud elemendid sisse, need väljasõiduga ühistegevused olid hästi, hästi toredad ja paljudel kindlasti meeles, et neid muidugi iga rühmajuht alati võib-olla ei võtnud vaevaks teha, et võttis ju aega nii palju, aga need on toredad olnud. Enne kui rühmad tänapäeval hakkavad, on meil avapauk ja rongkäik. Kas sinu ajal ka midagi sellist korraldati? Kõige esimestel aastatel pigem seda ei olnud, aga mingist hetkest tõepoolest, et kui tolleaegsed linna hallatavad noortekeskused Anne ja Lille korraldasid 1. juuni üritust, lastekaitsepäeva üritust ja 1. septembri üritust, et siis need alati olid, malevlasjad olid kaasatud siis 1. juunil rongkäiguga sinna tegevustesse. Ja selleks ajaks juba said need särgid neile toimetatud, et nad said neid kanda seal. Ja on olnud mingeid lõpuüritusi ka, et mingitel aastatel toimus või oli Lille noortekeskuse hoovis ja noortekohvik, Flower Power äkki võis selle nimi olla. Et siis olid need maleva lõpuüritused näiteks seal meil mingite rühmadega. Tegelikult hakkam praegu mõtlema, et ma ei ole päris kindel selles 1. septembri asjas. Kas seal võis olla üldse maleva osalust, et võib-olla tehti juba ennem ära, sest et ega neid rühmasid, mis augusti lõpuni välja vedasid, ega neid väga palju ei olnud, et pigem oli suve esimeses pooles see roll või osakaal suurem. Jah, see on praegu ka niimoodi, et küll mitte 1. juunist, aga juuni keskel kuskil hakkavad rühmad pihta ja siis augusti alguseni, et natukene jääks seda hingamisruumi ka noortele. Kas sul on rühmajuhina mõni ere seik meeles, kus mõtlesid, et no nüüd enam küll ei ole rühmajuht või? Ei, nii hulluks asi pole kunagi läinud. Aga mul on üks teine tore lugu või juhtumine, et üks sama noor on mul olnud mitmes rühmas. Ja siis oli üks tüdruk, kes esimene kord, kui ma temaga kokku puutusin, ta oli mustar laps, kõige eeskujulikum töötaja üldse. Aga järgmises koosluses oli ta siuke väike kratitüdruk. Et see, kes seal siis talle kaaslasteks sattusid, et see kombo kuidagi toimis niimoodi, et natuke oli väljakutseid. Aga tore selle asja juures oli see, et kui me rühma lõpetasime,
siis ta ise reflekteeris väga ilusti, et ma tundsin, et ma ei olnud selles rühmas päris mina ise, et püüan edaspidi olla siis tublim või parem või kuidas ta seda iganes sõnastas, et lihtsalt see, kuidas ta selle käigus jõudis selleni oli minu jaoks nagu, või on siiamaani minu jaoks eredalt meeles. Aga kas on mõni noor ka rühmadest sulle jäänud kuidagi praegu, ma ei tea, sõbraks või teretuttavaks või kas sa jälgid, millega nad tegelevad? No mitte ainult maleva noored, et kuna ma noorsootöös ka olin pikalt, et siis tegelikult ikkagi neid noori ma mingil määral jälgin ja tore, kui see nimi kuskilt meediastki teinekord läbi lipsab ja teles on mõned olnud ja ikka satub mõni aeg-ajalt ette ja mõned on tõesti nii-öelda ka sotsiaalmeedias sellised, keda ma jälgin siiamaani, jah. Väga äge. Enda kogemuseski või saan öelda, et nii tore on vaadata, kuidas need noored, kes võib-olla olid mingil hetkel 14-aastased, on nüüd juba võib-olla lapsevanemad ja et see areng on nii äge. Me oleme rääkinud siin erinevatest kasuteguritest noortele, mis malev andis, aga mis olid sinu jaoks kõige suuremad õppetunnid selle perioodi jooksul, kui sa malevat korraldasid? No ma olin siis ise ka veel päris noor, õppisin ju noorsootööd samal ajal, kui ma alustasin, et tegelikult kõik oli uus. Alustades sellest, et oli vaja kirjutada esimesi projekte, esimesi aruandeid, viia end kurssi tööseadusandlusega, sest et noorte tööseadusandlus on väga reguleeritud, mis on hea loomulikult, et ei teeks liiga. Tööinspektsiooniga oli vaja suhelda, kõik kokkulepped tööandjatega ja nii edasi, et tegelikult oli kõik minu jaoks selline suur õppetund ja endalgi elu nii-öelda alguseks tööalaselt. Kui kaua sa olid malevaga seotud? Ma arvan, et see oli veidi vähem kui 10 aastat, äkki 8 või umbes sinna kanti. Umbes, kui sa 2006 alustasid, siis 2000... Ma arvan, et 2013 äkki võis viimane kord olla. Kas sa kujutasid tol hetkel ette, et see kestab veel ja veel ja veel ja me tähistame sellel aastal 30. juubelit? Ei, ma arvan, et ma tollel üldse ei osanud niimoodi mõeldagi, et see võib olla midagi väga sellise pika traditsiooniga asi, et minu jaoks ta oli ikkagi üks esimesi töökogemusi ja ma nii-öelda ei osanud mõelda sellest kui millestki, mis on kunagi olnud meie kultuuriruumis ja midagi, mis veel pärast minu aega nii-öelda edasi päris pikalt kestab, et sellele mõelda kindlasti ma ei osanud, jah. Elasin hetkes. Aga mis sina ütleksid noorele, kes ei tea veel, et kas minna malevasse või mis see kasutegur mulle on, et miks on malev vajalik? Minu arust on see ülihea võimalus saada esmane töökogemus ja tööle kandideerimise kogemus, et ma usun, et ühed või teised protsessid ikkagi tehakse ka praegu läbi, et selliseid kogemusi nii noorelt saada. Muidugi ma ei tea, mis vanuses praegu võetakse, ilmselt 13+ on peamine, et tegelikult tööseadusandlus lubab ju ka 7–12 aastasi juba kaasata ja mõned üksikud rühmad me tegimegi nii noortele, et on väga vähe võimalusi sellises eas kuskile nii-öelda päris tööle saada. Aga rõhutan veel kord, et kindlasti ei ole malev ainult see töö tegemise koht ja see pool, vaid ikkagi tekivad sõbrad ja saad uusi tutvusi ja kõik see muu pool sinna juurde on ka väga, väga tore. Kirjutan 2 käega alla. Mis sa sooviksid malevale 30. juubeli puhul? Et regulatsioonid endiselt lubaksid noortel saada seda väärtuslikku kogemust ja et oleks väga paljudel noortel võimalik sellisest asjast osa võtta. Aitäh, Siiri, et sa olid nõus tulema, rääkima ja jagama oma kogemust. Mul oli väga põnev ja kindlasti kuulajatel ka. Kes ei ole veel kuulanud meie eelmise episoode, siis leiate need Spotify'st ja YouTube'ist. Jälgige kindlasti malevad Instagramis ja Facebookis. Kohtume juba järgmine kord. Aitäh kutsumast!